Nii, kas sa mäletad, ma näitasin sulle siin GPT-d osas, et sa saad mingid toimingud lisada, et edasi jõudnud kujule viia teda. Vot see siin, et ma enne ei näidanud, on ju, aga nüüd ma näitaks sulle kergel kujul, kuidas võiksid siin teha, ilma et sa peaksid midagi programmeerima, et kasutame selleks Sapierit, mis on põhimõtteliselt automaatika tööriist, kus on üle 7000 rakendus, et selles mõttes on väga võimas, vaata 7000 rakendust, sa saad absoluutselt ükskõik mis rakendusi siduda praegu. Ja siin on AI tööriistu ka hästi palju. Aga mis me näitena teeme, ma annan sulle selle lingi ka, et saad siia tulla vaadata rahulikult ka, aga kõigepealt meil on vaja seda linki siit võtta. Okei, ja vaata, teeme nullist praegu GPT-d loo. Siia võiks mingi nime panna, et teeme selle kerge näitega kohe, et keegi, kes lisab meie kalendrisse mingeid üritusi. Niimoodi. No keegi, kes meie Google kalendris põhimõtteliselt toimetab. Nüüd tuleme toimingu juurde ja paneme impordi URL ja siis paneme selle lingi nüüd siia. Impordi. Nii, nüüd ta paneb ise kogu selle teksti siia. Ära seda puutasin ja nüüd lihtsalt. Aga muidu, kui sa tahad seda tõesti jagada ka teistele, sa võiks panna siia privaatsuspoliitika lingi. Tähendab, sa peaks seda tegema, muidu tuleb probleemid, aga mis edasi? Nüüd tuleme siukesele lingile ja hakkame nüüd siduma tema sisse mingid toimingud, mida me tahame, ta teeb. Ma ei taha, et ta praegu Gmaili puutub. Mul on siin 2 asja praegu pandud. Kuidas ma neid panen, siis add a new action. Nüüd kirjutad siia absoluutselt ükskõik, mis rakenduse nime praegu on, panen Google Calendar. Vaatame, mis võimalused üldse on temaga. Nii, saab mingeid üritusi leida, teha detailselt üritusi, kiirelt lisada midagi uuendada või kedagi lisada üritusele, kustutada üritust, kalendrit luua. Aga mina paneks, et kiirelt paneb mulle mingi ürituse, eks ole. Nii. Ühendad oma Gmailiga või mis iganes konto, ühendad oma selle kontoga siis, connect new, okei. Ja need, sa ei pea neid siin puutuma, seda teeb GPT sees, okei. Siis vajutad siia, kuhu ma praegu vajutasin ja pane mingi nimi siia. Sa võid kohe selle sama siit vahepoole. Okei, see nimi, sest ma näitan kohe, miks sa pead seda siin panema. Et siia panedki, no see on lihtsalt selle GPT jaoks, et ta saaks aru, millest sa räägid. Et sa võid siin ükskõik mis panna. Seda me paneme nüüd kohe juhistesse. Natuke allapoole. Võtame selle kogu teksti siit, kopeerime. Viskame ta siia. Et seda ülemist osa ära puutusin. Me puutume seda osa, et kustutan praegu ära nüüd siin teised. Nii. Ja nüüd siia panedki selle nime, mis sa seal panid. Ja siis, mis sa veel pead tegema, on see URL siin üleval. Mul on see sinine riba siin ees, sa vast ei näe, aga lihtsalt võtta see URL, mis sul siin on, teed sa 100% kopeeri see endale. Täpselt nii, nagu ta on siin. Okei. Ja siis paned ta siia. Nii. Okei. Ja selles mõttes on meil üks action sees olemas. Et nüüd, kui ma ütlen talle, et lisa mulle kalendrisse midagi mingiks teatud kellaajaks mingil päeval, ta teeb seda. Niimoodi kirjutan kuidagi, et pane mulle kalendrisse tänaseks kella 5. Nii, nüüd ta vaatab, kas meil on õigesti seadistatud kõik ja kinnitame. Nii, nüüd ma vaatan oma kalendrit telefonist, kas ta on päriselt siin ka, sest ja on küll, väga tore. Tuligi, väga tore. Nii, ja nüüd põhimõtteliselt ma saan neid tegevusi juurde lisada niimoodi samamoodi. Võtan lihtsalt suureksid, kopeerin selle siin ja panen nad niimoodi jutti. Erinevad toimingud, et kui sa paned väga palju neid, siis vaata, et sa ikka paned mingid nimed siia, millest ise ka saad aru, et näiteks see võiks ka olla ainult Google kalendri GPT, siis võiks ka ainult temaga seoses asjad siin olla, on ju. Ja muidugi sa võid siia neid juhised veel panna, et siia näiteks seletad, no panedki täpsemad rolli kirja, nii nagu ma sulle siin koolitusel näitasin, kuidas võimast käsklust kirjutada nagu rolli anda või allapoole, vahet pole. Seda osa, peaasjata seda osa siin ikka vaataks enne üle. Nii, salvestame endale ainult. Kui sa tahad avaliku poolne, siis sa pead privaatsuspoliitikat panema. Ma annan sulle need lingid, et sa saad siin ise ka vaadata, tegutseda. Midagi muud teha hoopis, äkki sa ei taha mingi Google kalendrit, see on lihtsalt üks huvitav. Praktiline näide siin kohe, et näiteks sul on mingi uus üritus tulemas, sa nagunii suhtled siin ChatGPTs, on ju. Ja siis sa paned otsa läti, nagu ma sulle näitasin koolitusel ja kutsute kohe siia ja ütled talle, et lisa see üritus nüüd minu kalendrisse mingiks X päevaks ja
X kellaajaks palun. Ütled talle mingi nime ka, mis ta võiks panna, kui sa tahad, et ta ise ei mõtleks välja midagi suvalist. Siis ta võib teha seda, pärast ise vaatad kaleerist, sa ei saa aru, mis asi seal on. Aga kui sa võidad siia, sa saad selles mõttes kohe siit abi ka. Et nendel on täitsa oma tehtud GPT. GPT poolt, kes aitab nende toimingute tegemisel, et sa reaalselt küsidki siin mingit küsimust, et aitab sul seda siis teha, et ta räägib oma sellest dokumentatsioonist, kuidas ta teha ja koodi mingid näited ja mingid käsud, asjad, kuidas üldse siduda, et sõltub, mis sa siin tahad luua.